Nii, tere tulemast kuulama saadet Puhkusmängudega. Me oleme nüüd päris pikka aega ära olnud ja meie eesmärk on siis rääkida mängudest. Ja hiljuti mänginud olen uutest nii vanadest ja igasugustest mängudest ja mängimiseks vajalikust tehnoloogiast samamoodi. Hiljuti äsja täna veel avastasin ühe mängu, mille nimeks on Throne Kingdom of Far. See on selline mäng, mida on võinud mängida internetis. Ma pole veel proovinud, aga kohe saab mingi hauk ja faceless näotu. 2 võimalust on, kes sa oled. Ja siin on need miinimumnõuded Windowsile. Windows 7 operatsioonisüsteem, Intel Pentium 4 protsessor. Platvormidel Internet, Android, iOS ja välja lastud 2017. aastal. Plarium on teinud mängu. Hinne on mängule 7,8. Positiivne on hea strateegiamäng, 100% vaba mängimiseks. Hea graafika internetimängu kohta. Ja on palju hunnitseks siis mehi ja ehitisi ja mida saad kasutada mängus. Lugu on 7,3 10 pallisüsteemist, siis on kõik gameplay ehk mängu sisu on 8,1, support ehk abi on 7,6 ja nende asjade varieeruvus, item variety, on 8. Graafika on 8,3 ja community ehk siis kogukond on 7,5. Plussid hea strateegia, 100% vaba, hea graafika, internetimängu kohta ja palju asju, mida sa kasutada mängus. Miinused. Mäng on mõnikord väga aeglane. Mäng ei tööta mõnes maal. See on hästi palju selliseid gameranks.net, sealt võid vaadata erinevaid mängude neid hindeid. Mängu hinded on seal erinevatel mängudel. Astro Empires on ka mingisugune mäng. Ma proovin seda siis mängida. Throne Kingdom Plarium uus mäng. Ohoh, ehitised. Paistab nagu selle March of Empires'i sarnane mäng. Siis ehitad ja siis sõidid teiste linnadega. Paned ehitama, siis ta mingi aja ehitab ja laulnud on Victory March. Aga liigume edasi. Nii, vaatame, mis siin on. Kohe tuleb. Minecrafti lisati hiiglaslik lõpustuspark, mida saab praegu tasuta külastada. Lõpustuspargi saab külastada 5 erinevat piirkonda. Minecraft saab 10-aastaseks. Alles 10-aastaseks või? Ma mõtlesin, et natuke vanem on, aga näe. Virtuaalne lõpustuspark saatab tagasi Minecrafti ajaloole ja kõige olulisem momentidele. Kaardi avastamist peab kasutama Minecrafti Bedrocki nimelist versiooni, mis saadab Windowsil, iOSil, Androidil, Nintendo Switchil ja Xbox One'il.
kaardi saad tasuta alla lahti mängusisesest poest. Täitsa ägedam Minecraft ehitis nagu Blockworks stuudio lõbustusparki tõepoolest muljetavad. Asjaolgu on nii-öelda lõpusõidu, mis tõttu meelde Minecrafti ajaloo tähtsamaid seiku. Sõit lõpeb pargi keskel ja siit saab mängida ise avastada 5 erinevat maailma, mis tutvustavad erinevat mängust pärit alasid. See tutvu kõigis mängus leiduv looduslik alad ja olemas ka päris oma akadeemia. Keskel asub suur ruum, kus on ilusasti korrapärast ritta sett kõik Minecrafti ehitusblokid. Huviliste võime iga asja kohta koha peal ka juurde lugeda. Ma rohkem ei hakka. Välja on lastud brauseri versioon täielikult truumängu 10 aastast ilmunud kõige esimese versioonile. Ta saab kõik proovida. Kõige esimene versioon on ka või? Neti brauseris on mängida Minecrafti esimest versiooni, selle võiks ära proovida. Tagasi aega ma rohelist taavest siin. Kõige esimene 2009. aasta ilmunud algversioon. Mängijale antakse kõigest 32 ehitusblokki. Minecraft Classic on nimeks. Kui ühtegi programmeerimisviga ega tehnilist praaki pole eemaldatud, kõik on olemas. See on natuke kehv, et tehnilised praagid alles on, aga Minecraft Classic töötab ka vanemate ja tehniliselt nõrgemate sülearvutitel. Minecraft ilmus 2019. aasta 17. mai. Praegu 14. mai 2019. 10 aastat peale. 3 päeva on veel ja siis on 10 päeva aastat täis. Okei. Nii. Minecraft saab siis 10-aastaseks juba. Ma ei osaks oodanud seda. Nii. Nüüd siis. WhatsAppist leiti turvaauk, mis võimeldab pahavara telefoni saata vastamata kõnega. Uuenda kohe seda, kui sul on WhatsAppi äpp. WhatsAppist leitud turvaauk süngib lihtsa vastamata kõne tegemise aktiveerides telefoni kaamera ja mikrofoni pääseda ligi seadme sõnumitele ja kirjadele. Rakendus on väljas parandus, nii et uuenda kohe. Ennast saab Pegasus nime kanda nuhkkorrast telefoni paigaldada tehes kasutajale lihtsalt vastamata kõne. Haavatavad on nii Androidi kui iOS versioonid. Kui sõvast turvakust teadab viimati pühapäev, nüüd saab rünnaku blokeeris, samas ei teadab palmid seadmed, mida on juba edukalt rünnatud. Mis on loodud Iisraeli ettevõtte NSO poolt on kasutanud mitmete riigid ja ettevõtte, kes on suuremate inimese õigustest. Iisraeli ettevõttel või selle, millega saab sisse WhatsAppi sisse tungida. Mida? Milleks? Milleks on vaja sellist asja? No, 45 erineva riigi on turvaauk on parandatud tänaseks õnneks. Tänaseks on turvaauk parandatud. Õnneks. Milleks teeb üks firma turvaaugu, kuidas teiste asjadele ligi pääseda? Mingi uuringu järgi on kõige usaldusväärsem automark Peugeot. Lenovo tegi esimese volditava ekraaniga sülearvuti. Volditavad ekraanid on üsna huvitavad asjad. Kui need saaks veel kokku rullida neid ekraane, ma arvan, et tulevikus saab ekraani kokku rullida ja siis panna.
aga saade oli mängusaade. Mäng. Kaklusmängude seeria. Jälle 25 aastast pausi järel uus film. Mortal Kombatist tuleb film, uus film. See on seeria Mortal Kombat, ainult telekas ei anta muud film. Mortal Kombat! Nagu video päris tegusid nüüd Austria. Inimõtted tõepoolest. Väidetavalt saab Mortal Kombati filmi peeta, kes täratsmees nagu Cole Turner. On peal Delfist pärit. Boksist sõtub võistlema üleloomulikke kaklusturniiri, mis sõtub kogu maailma tulekule. Kohast taastub filmi see, kui mängis tegelast Kanjo Sooja Blade Raid. Taarimi kirjutab on üks Craig Russoks, mida see on ligipõline mängures. Tööri istub Jimmy McCoy PlayStation, kui varast toodet hulka umbes väga mõõs PlayStation rõõmis Klaam Michal. Filmi õnnestanud ta pole. Üks film 1995. aastal on juba tehtud Mortal Kombati järgi. Netflixis dokumentaal näitab, kui raske on töö kuulsas mängustuudios. For Honor valmis Binary. Dokumentaalfilm Playing Hard näitab Ubisofti võitlusmängu For Honor äärmiselt keerulise tekkeloo. Kaar näitab, et keeruline võib olla videomängutööstuses ellu jäämine. Rännedes muutub For Honori loominguse juhi Jason Van Den Beeke. Arvus on sellest, millist mängu tehakse ja ta liiakse tiimist välja. Produtsent Stefan Gardin põleb läbi ja lahkub, et ravile minna ning mängureklaam igas maailma nurgas muu palvastiga turundaja luhtuhõnn tervisele. Oi, see näitab ka halb, kui raske mängu teha. Head mängu toota. For Honori arendusstuudio Ubisofti koostöös loodud filmiga seega valusat teemade pehmendamist kartma ei pea. Näidatakse otsekohas keerulised ja pikad tööpäevad ja pea alaline stress. Lõpuks tekib tihti küsimus, miks peaks üldse keegi tahtma mängutööstuses töötada. Playing Hard mitte üllatas hirmust ülevõtta maailmakuulsa mängustööd tegid agustest toimumist. Mängu huvist kindlasti huvitav, kui ka neile, kes mängist palju ei tea, annab ilma aimu, kui palju vaeva ja higi ja pisar kulud ühe videomängu valmis tegemiseks. Oi. Film tehakse mängustuudiost. Igatahes. Mina pole viimasel ajal eriti mingit mängu mänginud. Kui nüüd välja arvata need tahvelarvuti, et need Androidi mängud tähendab nagu näiteks, mis mängu mängisin viimati. Ma ei mäletagi. Lihtsalt ei mäleta, mis mäng oli. F1 mängisin. Formel 1 mobiile. Mängisin F1 manageri ja siis sõit. Manager on see, kus sa oled tiimijuht ja teed autokujunduse ja palkad endale sõitjad. Ja siis teine on see, F1 see mäng, kus sa oled sõitja ise ja sõidad ja pead saama parimat kohta. Ja ega ma suurt rohkem meid mänge polegi viimasel mänginud. Aga neid võite vaadata mängukanalilt Leonhardi mängud. Ja nüüd siis natukene Google Play Studios @gmail.com, Google Play Studios oleme ka Facebookis Leonhardi mängud, YouTube'is Leonhardi mängud, Facebookis Discord, Leonhard oli vist Twitch, Google Leonhard.